Tavainimene küsib, meil on siin maa peal muresid ja kohtasid, kuhu kulutada piisavalt palju, et mis me sinna kosmosesse ronime oma teaduste ja tehnoloogiaga? No me ronime ikkagi mitte kosmosesse, vaid me teeme koostööd Euroopa ühe parima tehnoloogia ja arendusorganisatsiooniga. Ja see, et selle organisatsiooni üks väljund on kosmos, on võib-olla meeldiv kokkusattumus, aga samal ajal kosmosetehnoloogiaga tegelemine, kosmoseäris olemine on kahtlemata riigi võimekuse, tehnoloogilise võimekuse üheks tunnismärgiks ja kui Eesti tahab olla moodne ja konkurentsivõimeline riik, siis teist võimalust enam ei ole selleks, et kosmoseagentuuri poliitika näeb ette kogu EU 27 kaasamise täisliikmetena. Ja ilmselt oleks päris piinlik, kui me nüüd ühel hetkel peame tunnistama, et me ei kvalifitseerunudki täisliikmeks. No need on sellised ilusad ja kõlavad sõnad, aga tavainimesele müüge see maha, et miks temale ikkagi päeva lõpuks see võiks kasulik olla, et Eesti, kes on nagu tundub võrdlemisi väikese maana, et miks me seal kaasa peaksime mängima? Tavainimesele võib-olla kõige konkreetsem põhjendus on see, et tegelikult see panus, mille Eesti teeb kosmoseagentuuri projektidesse, tuleb Eestisse tagasi. Need projektid viiakse ellu Eestis, nende projektide pealt makstakse Eesti maksuametile makse ja sain just värsket informatsiooni, et iirlased on teinud sellise uuringu, et iga riigi poolt kosmoseprojektidesse pandud rahaühik tuleb maksudena tagasi kahekordselt. Nii et siin on väga selge ja ühene majanduslik põhjendus. Loomulikult see äri ei ole kunagi suur äri Eesti jaoks. Seda ei anna võrrelda paberipuidu müümisega või nafta vahendamisega, aga samal ajal on selle tegevuse kvaliteedimärk ja nõudlikkus just see, mida ilmselt meie majandus vajab. See on see teadmiste põhine majandus. Just, ja ajalugu on meile näidanud, et mitte konkreetselt see, mis toimub nüüd seal stratosfäärist kõrgemal, vaid kõik see, mis selle kosmosetööstusega on kaasas käinud, on tohutult suuri muudatusi toonud igapäevasesse ellu inimestele. Absoluutselt, need muudatused on suured ja need rakendused, mida me igapäevaselt kasutame, muidugi kõige tavalisem ja rohkem kasutatav on kahtlemata ju positsioneerimine, GPS. Euroopa ehitab ju oma süsteemi ja saab sellega varsti valmis. Ega keegi ei mõtle, et see baseerub ühel või teisel kombel kosmoses, aga nii see on ja ega ei olegi ju oluline nüüd rõhutada, et kõik see pärineb kusagilt satelliitidest. Tähtis on ju see, et see toimiks. Ja kui me räägime Eestist, siis me ei saa Eesti puhul rääkida kosmosetööstusest. Eestis ei ole kosmosetööstust. Minu teada Soomes on üks ettevõte, kes elab puhtalt kosmosest. Küll aga on Eestis terve hulk ettevõtteid ja asutusi, kes on suutelised osalema kosmoseäris. Ja see, kes on saanud kirja lepingu kosmoseagentuuriga, on saanud külge kvaliteedimärgi, sest ega siis kosmoseäri ei piirdu ainult kosmoseagentuuriga. On terve hulk firmasi, kes võiksid olla partneriks Eesti ettevõtetele selles äris. Kuidas Eesti osaleb selles kosmose äris siis või mis on need struktuurid, milles Eesti osaleb? No eeskätt see ongi nüüd see kosmoseagentuuriga kehtiv koostööriigi leping. See tähendab seda, et Eesti panustab kosmoseagentuuri eelarvesse ja see raha tuleb Eestisse tagasi projektide finantseerimiseks. Ja seda protsessi siis koordineerib ja neid projekte Eesti seest otsib EAS. Meil on 13 projekti praegu käimas ja sügisel 15. oktoobril avame vooru siis järgmiste projektide leidmiseks. Kui kaua, mis on see ajalugu sellel projektil Eesti lähenemisel EAS-iga? Ajalugu hakkab tegelikult aastast 2005, aga kosmoseagentuur on selline struktuur, et asju tuleb ajada riikide tasandil.
me kirjutasime EAS-ist kosmoseagentuuri peadirektorile kirja aastal 2005, mis jäi kahjuks ilma vastuseta. Aga kui kirjutas majandusminister aasta hiljem, siis sellele tuli juba vastus ja läkski see protsess käima. Nad kõigepealt vaatavad ikkagi, milline on see võimekus ja vaadatakse kahte võimekust, vaadatakse ettevõtteid, aga kindlasti on oluline ka organisatoorne võimekus. Igas riigis peab olema üks organisatsioon, kes on nii-öelda kontaktpunktiks, kes ajab selles riigis kosmoseagentuuri asju ja samal ajal esindab seda riiki siis kosmoseagentuuri juures ja arvestades seda, et kosmoseagentuuriga äriajamise mõte on majanduslik mõju, kuulub see asi majandusministeeriumi kompetents ja majandusministeerium on selle siis omakorda delegeerinud EAS-ile. Konkreetselt teie olete see nii-öelda kosmosekoordinaator? Jah, mul on rõõm olnud seda funktsiooni täita nüüd mõned viimased aastad tegelikult kogu protsessi algusest peale. Ja hetkel on teie tiival tosin või 13 projekti? 13 projekti, jah. Mismoodi need välja valiti? Need valiti välja 36 projekti hulgast, millised taotlused meile siis esitati ja valiti nad välja ikkagi kosmoseagentuuri poolt. Kuigi kosmoseagentuur kuulas meiepoolseid soovitusi ja nõuandeid. Neid projekte oli 4 korda rohkem või see maht oli 4 korda suurem, mida me oleks suutnud rahastada, nii et me pidime tegema küllaltki tõsiseid valikuid, aga see, mis meil praegu on töös, on minu meelest päris mõistlik ja annab võimaluse erinevate valdkondade ettevõtetele ja teadusasutustele tegeleda küllaltki laia spektri teemadega. Mis saab edasi? Edasi saab, ma loodan, et päris kindlasti kunagi saab Eestist kosmoseagentuuri täisliige ja tegelikult see tähtaeg jõuab kätte 21. septembril 2015, mis ei olegi väga kaugel, sellepärast et siis lõpeb meil see leping, mis meil on praegu kosmoseagentuuriga sõlmitud, see on nii-öelda eelliikmeleping ehk koostööriigileping ja selleks, et ühineda kosmoseagentuuri ESA konventsiooniga, mis siis tähendab ametlikus keeles ESA-ga liitumist, peab see riik omama võimekust tuua neid projekte koju tagasi juba vaba konkurentsi tingimustes. See tähendab, et me konkureerime kõigi teiste kosmoseagentuuri liikmesriikide ettevõtete asutustega. Meil peab olema see kosmoseäri juba olemas või võimekad firmad? Meil peab olema tõesti see võimekus olla parem nendes valdkondades, mille me oleme välja valinud, kus me tõesti suudame olla paremad teistest kosmoseagentuuri liikmesriikide firmadest. Samal ajal jah, kosmoseagentuuril on olemas tööstuspoliitika, mis näeb ette seda, et see raha, mida riik sinna maksab, tuleb sinna riiki tagasi igal juhul. Mingi perioodi jooksul. Aga ikkagi, kui väga niiviisi jõhkralt väljendada, siis see printsiip on selline, et sa pead olema võimeline ise kuidagi kaasa lööma selles reaalselt. Põhimõtteliselt. Siis võetakse sind sinna ringi. Jaa, see tähendab seda, et meie ettevõtetel peab olema huvi osaleda nendes pakkumiskutsetes, teha neid pakkumisi ja teha paremaid pakkumisi, kui teevad näiteks Soome või Saksa firmad. Aga loomulikult me peame tegutsema omades nišides, me ei hakka kunagi konkureerima prantslastega kanderakettide ehitamises, küll aga me võime teha mingisugust huvitavat tarkvara ja olla tõesti selles Euroopa parimad. Ühel päeval, kui Eesti saaks ESA täisliikmeks, mida see rahaliselt tähendaks? Mis kohustusi? Me oleme seda rehkendanud lähtudes teiste riikide panustest. Eesti puhul ei tähendaks väga olulist kulutuste kasvu. Kosmoseagentuuril on see põhimõte, et on teatud miinimumsumma, mis tuleks igal juhul maksta ja siis on võimalus osaleda valikulistes programmides ja seal ei ole nagu lage peal. Aga samal ajal, kui nüüd vaadata kas või seda, mida teevad nii-öelda meiega samas mõõdus olevad teised riigid, siis Eesti puhul tähendaks
aastas panust kusagil 1,5 miljonit eurot. Nii et see ei kasva väga oluliselt võrreldes sellega, mis on meie lepingute maht praegu.